Kiire uudis. Hormuzi väinast on taas saanud tõsise kokkupõrke toimumispaik ning kriisi keskmes on nüüd Iraani ootamatu rünnak laevadele, kusjuures on teateid isegi ohvritest ja võimalikest pantvangidest. Sellel kolmapäeval, 2026. aasta 22. aprillil, rünnati kaubalaevu planeedi kõige tundlikumas meretee koridoris. 2 neist viidi Iraani rannikule ja kasvav hirm on lihtne ja tõsine. Lisaks laevade kahjustamisele võivad meeskonnad olla sunniviisiliselt kinni peetud, mis avaks uue otsese survefaasi ülemaailmsele kaubandusele ja Ameerika Ühendriikidele. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa olla valmis. Telli kanal, et olla jätkuvalt hästi informeeritud. Reaalajas info, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärselt, Milson Alvese, Global. Tegelikult juhtus see, et pärast Donald Trumpi otsust pikendada relvarahu ilma Iraani mereblokaadi lõpetamata toimus kiire eskalatsioon. Tunde hiljem tulid teated tulistamisest laevade pihta väinas. Reuters teatas, et Iraan hõivas 2 alust mereteel, samal ajal kui Associated Press teatas, et 3 laeva tulistati ja 2 neist sattusid Iraani kontrolli alla. See vastab kohe peamisele küsimusele. Toimus uus rünnak merel, laevad hõivati ja jõudu demonstreeriti maailma energiavarustuse seisukohalt olulises punktis. Kes on selle kõige keskmes? Ühel pool on islami revolutsiooniline kaardivägi, keda agentuurid ja mereseire aruanded nimetavad laevade ründamise ja hõivamisega seotud jõuks. Teisel pool on Ameerika Ühendriigid, kes hoiavad Iraanil survet peal ja püüavad samal ajal survestada Teherani uutele läbirääkimistele. Nende 2 vahel on tsiviilmeeskonnad, laevaomanikud, turud ja riigid, kes sõltuvad nafta ja gaasi liikumisest läbi Hormuzi väina. Kõige delikaatsem punkt on see, et seni on avalikult kinnitatud vaid 2 laeva kinnipidamine. Pantvangide võimalus on endiselt tugev hüpotees, mitte lõplikult kinnitatud fakt. Isegi nii tekitab juba ainuüksi laevade kinnipidamine tohutu pingelise olukorra. Kus see juhtus ja miks see koht nii oluline on? Kõik koondub Hormuzi väina, mis on läbipääs lahe ja avatud ookeani vahel. Tavaliselt liigub umbes 20% maailma naftast läbi selle koridori. Kui seal laevu tulistatakse, ei piirdu mõju ainult Lähis-Idaga. Probleem laieneb kütusele, veole, toidule, merekindlustusele ja inflatsioonile mitmes riigis. Kuidas need rünnakud aset leidsid? Reutersi ja Associated Pressi kajastuse kohaselt sai vähemalt 1 laeva sild tugevalt kannatada pärast seda, kui Iraani või sellega seotud jõud ründasid seda tulistamise ja granaatidega. Associated Press teatas, et pihta saanud laev sai tõsiseid kahjustusi ning ka teist laeva tulistati enne selle peatamist. Reuters lisas, et Briti merendusagentuur oli saanud teateid 3 rünnaku all olnud laevast. See näitab mustrit. Tegemist ei olnud üksiku juhtumiga, vaid järjestikuste tegevustega samas piirkonnas, samal päeval ja kohe pärast relvarahu pikendamist. Poliitiline sõnum oli karm ja otsekohene. Iraan tahtis näidata, et paberil olev vaherahu ei tähenda tegeliku kontrolli mere üle. Miks Iraan seda just nüüd tegi? Vastus peitub blokaadi ja läbirääkimiste kokkupõrkes. Trump pikendas relvarahu, kuid ei loobunud majanduslikust ja merelisest piiramisest. Reuters teatas, et Ameerika Ühendriikide surve jätkus ilma selge märgita läbirääkimiste taasalustamisest ning Associated Press näitas, et Teheran nõuab endiselt blokaadi lõpetamist, et diplomaatilisele teele naasta. Teisisõnu, Iraan näib olevat otsustanud vastata selles valdkonnas, kus ta suudab endiselt vahetut mõju avaldada, merel. Rünnates laevu ja 5 neist 2 oma rannikule, tõstab režiim Ameerika survetaset ja püüab tõestada, et tal on endiselt jõudu rahvusvahelist kaubandust kahjustada, kui ta seda soovib. Siin tulebki mängu plahvatuslik detail. Praegu valitseb tõeline ebakindlus seoses kinnipeetud laevade meeskondade saatusega. Reuters teatas, et laevad saadeti Iraani rannikule. Associated Press teatas, et mõlemad laevad viiakse Iraani, viidates Iraani meediale. Siiani ei ole avaldatud ühtegi ametlikku teadet, mis kinnitaks surmasid, raskeid vigastusi või ametlikult kinnitatud pantvange.
kuid tsiviillaevade kinnipidamine kurnamissõja keskel kannab juba endas inimohuga poliitilist kaalu. Kui meeskonnad on lõksus ega saa lahkuda, ei ole tegemist enam ainult merendusjuhtumiga, vaid sellest saab ka väljapressimise ja diplomaatilise survevahend. Majanduslik mõju aitab samuti mõista, miks see juhtum on nii plahvatusohtlik. Associated Press teatas, et kriis Väinas on juba tõstnud energia hindu ning tõi välja, et Euroopa päevane kahju on umbes 500 miljonit eurot. Ka Piir ise tõi esile, et olukorra halvenedes tõusis nafta hind taas. Kui see juhtub, ei reageeri ainult nafta hind. Reageerivad kütused, transport, väetised, toit ja kogu logistikaahel. Rünnakud laevadele Hormuzi väinas ei ehmata ainult meremehi. Need hirmutavad ka valitsusi, keskpankasid, tööstusi ja tavalisi tarbijaid. Just sellepärast omandab see lugu nii lühikese ajaga nii suure kaalu. Teine keskne punkt on poliitiline mõju vaherahule endale. Trumpi žest anda Iraanile rohkem aega, millest teatasid Axios tsiteerinud väljaanded, oli juba käsitletud kui katset avada uus võimalus Iraani ettepanekule. Aga see, mis järgnes, oli vastupidine taandumisele. Tekkis pingeline olukord Väinas, laevade kinnipidamine ja veelgi rohkem kahtlusi igasuguse läbirääkimise suhtes. Kujunenud olukord on justkui õõnestatud, habras ja piirini proovile pandud vaherahu. Selle asemel, et pinget vähendada, järgnes relvarahu pikendamisele poliitiliselt närtsinud vaherahu, mis on viidud piirini. Olukord, kus ollakse jätkuvalt valmis survet avaldama ilma tõelise, habra ja piirini proovile pandud vaherahuta, mis poliitiliselt kõlab kui väljakutse. Iraan näib soovivat öelda, et on jätkuvalt valmis survet avaldama, ilma et aksepteeriks Ameerika Ühendriikides seatud tingimusi. Tegelikult maksavad selle hinna esimesena laevad, meeskonnad ja turg. Hiljem võivad selle eest maksta energiasõltuvuses olevad riigid ja piirkonnad tsiviilelanikud ise. Ja peamine põhjus näib olevat selge, muuta meri survevahendiks, tõsta sõja hinda teisele poolele ja näidata, et režiim ei tunne end veel piisavalt nurka surutuna, et järele anda. Selle kolmapäeva lõplik märk on murettekitav. Iraan mitte ainult ei seadnud kahtluse alla rahunemise võimalust, vaid tõi Hormuzi väina taas raske varju alla. 2 laeva viidi Iraani rannikule, 3 sihtmärki olid tule all agentuuride andmetel ning kasvab hirm nende saatuse pärast, kes olid pardal. Isegi kui avalikku kinnitust pantvangide kohta pole, piisab juba ainuüksi võimalusest, et kriis tõuseks uuele tasemele. Praegu näeme, kuidas režiim kasutab väina hirmutamise lavana, katsetab piire ja näitab, et sõda võib igal hetkel täie jõuga tagasi tulla. Ja kui see jätkub, ei jälgi maailm enam ainult rünnatud laevu, vaid uut paanikalaineid ülemaailmses kaubanduses, energiasektoris ja kogu piirkonna stabiilsuses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese Global kogukonnaga.